kihvt oli vaadata oma reaktsiooni, kui üks inimene, keda oled nagu aidanud, südames seal mingid hullud suured probleemid olid seal mingi elu surma vahel ja aitasid teda, aga sa ei oodanud midagi, see inimene on niigi kuidagi oli võimalus aidata ja aitasid ja ei olnud üldse mingit probleeme, nagu mingeid ootusi ka ei olnud, eks ju. Aga siis tuli mingi üks situatsioon, kus oli temalt nagu küsisid ühte asja ja tema ütles, et tema ei tulnud vastu nagu üldse kuigi see on midagi nii tähtis asi või see on täiesti teisejärguline. Ja siis ma vaatasin oma reaktsiooni, et reaktsioon oli nagu, et võtaks venna ette, et kuule, et kui sul on elu surm, et näed, et mina tegin nii ja sina nüüd nii, eks ju. Kujutage ette, eks ju, missugused materialistid me oleme, et me teeme nagu hea tegevusi ja siis kui keegi ei ütle meile aitäh või ei pane meid tähele, siis me oleme nagu, what the heck, see nii tänamatu, vastik inimene. See ei ole tegelikult meie asi, see on loodus ja kui keegi on tänamatu, see on nagu tema enda kultuur ja tema, et meie ei tohiks tegelikult sellest üldse lihtsalt on armastuse tee ja me teeme tingimusteta armastust, kuigi religioonis on ka hästi huvitav, et seal öeldakse ka ju, et erineval tasemel on nagu pühendunud. Pühendunud on ka see, kes ütleb, et ma aktsepteerin kõige kõrgemat, aga ma ei viitsi koostööd eriti teha, et teen, mis mul pähe tuleb. Täna nii, homme naa, eks ju. Aga ma aktsepteerin, mul on olemas mingi kõrgem võim, et see on juba tubli poiss. Need astmed on hästi palju, eks ju. Neid arenguetappe, eks ju, see algus pühendunu või tal on nagu huvi, siis ta hakkab ka tsiteerima, targutama netis nagu mina ja rääkima ja tarku mehi järgi ja siis ta mingi hetk hakkab nagu ka tegutsema, võtab selle kultuuri, mingid eluharjumused, hakkab juba sellist puhtamad harjumused, on viina võib-olla joogi hommikul, näiteks, eks ju, ropendab vähem, püüab vähem kadeda olla, eks ju, püüab mingid pühendumuslikke tegevusi teha vaimsete inimeste sellist tegevused nagu palvetamine, jumalimene laulmine või kodus altari, ma ei tea, mis seal toidu tegemine, pühitsemine, kõik asjad, erinevad tegevused, pühakirjade lugemine. Ja siis ta hakkab nagu mingi hetk hakkab nagu mõtlema juba nagu pühendunu ja siis mingi hetk hakkab nagu nägema nagu pühendunu, nagu vaimne inimene. Ja niimoodi, eks see on see areng, eks ju, aga huvitav on tõesti see, et kui psühholoogiliselt ikkagi nagu Jumala puhul on ka nii, et Jumal ütleb küll, et Pagavad Gitas ka, et ma vaatan kõiki võrdselt, mul ei ole nagu oma või kõik mu lapsed, eks ju, kristlikus keeles. Aga psühholoogiliselt ikkagi ta nagu mainib meile ära, et puhas armastus toimib niimoodi, et ütleme, et kui sa minusse suhtud hästi, ütleme, ma olen miljardär. Ilgelt viisakas ja tore oled ja ülistad mind ja nii ja naa, aga sinu motivatsioon on, sa tahad tegelikult minu hüves ja minu pappi või minu küllust või kuidagi, äkki midagi kukub, eks ju. Ja siis, ja ma tean, ma näen seda, ma olen rahul suga, sa oled tubli, viisakas, eks ju, aga tegelikult alateadlikult sa tahad tegelikult natuke pappi mu käest või mingid, mis iganes seal, olenusvõitlust natuke kergetada, eks ju. Et see on nagu okei, ma ei pane pahaks, aga ma ei saa öelda, et see on nagu puhas armastus, täpselt samamoodi on Jumalaga ka, et inimesed, kes palvetavad, siirad ja püüavad hästi kultuursed olla, teavad, et loodusseadused, motivatsioon on, et seda, Šimad Bhagavatamis ütleb, et seda kehakotti üleval hoida, et ainult kehaliselt, siis sellel ei ole nii suurt arukust, sest Jumal nagu nii annab kõike, eks ju. Et kui sul eesmärk on ainult siin materiaalses maailmas, eks ju, seda keha ja meeli ja materiaalset rikkust nagu nautida ja see on sul lõplik eesmärk Jumala teenimisel, siis see on ka juba tase, aga see ei ole nagu kõige kõrgem tase, eks ju. Ja see on ka Dhruva Maharaji, siis üks väike poiss 5-aastane, ta oli kshatriya sõjamees, eks ju, teisel ajastul elas selline hästi otsusevõimeline ja tema siis kasuema ka teda sealt troonilt lükkas ära, eks ju. Ta tahtis, armastas oma isa ja siis ema seal ütles, et sinust see järel tuli, eks ju, et sa oled teisest emast, eks ju. Siis see poiss läks metsa mediteerima ja pärast siis on tema Šimad Bhagavatami siis selles raamatus üks paksud raamatud, eks ju, kus räägitakse ka vedadest, Jumala kehastustest ja Jumala pühendunutest, nende vahelisest suhetest, siis Šimad Bhagavatami alguse poole, see ongi nagu meie AOO, meie käime samu asju läbi, nagu see noor poiski, et kui Jumal juba suuritas oma askeese ja ta nägi, eks ju, Jumal korraks ennast ilmutas, see on pikk lugu jälle seal, aga selline otsusevõimeline vend, sest ema ütles, et poiss küsis, mis ma pean tegema, ütles, mine metsa, et metsas on Jumal lähemal, eks ju. Ja siis tema palvetes oligi see, et näed, et alguses ma tahtsin, eks ju, klaasikildu ja nüüd ma nägin, eks ju, kalliskivi, et ma ei taha enam klaasikildu, et alguses läks mediteerimise motivatsioon oli see, et saada troonile, eks ju, et saada nagu siin materiaalses maailmas mingi võim või see oli tema nagu spirituaalse praktika ja askeesi nagu eesmärk ja siis ta sai aru, kui ta Jumalalt nägi, kui mõttetu ja naeruväärne see on kõik.